tere, head inimesed! Lugesin uudist, et pangaliit soovib rahapesu tõkestamiseks süütuse presumptsiooni erandit. See on oma olemuselt selline jama, mida ei saa ega tohiks ükski normaalne inimene kommenteerimata või siis millele ei tohiks ta ka reageerimata jätta. Selle pangaliidu provokatiivse idee tulemusena peaks kahtlusalun ise tõendama, et tema pangakontol olev raha pole saadud kuritegelikult. Riigi esindajad taotlevad, et süütuse presumptsioon ei kehtiks ja selles osas tehtaks erand. Süütuse presumptsioon on oma olemuselt õigusmõistmise alustala ja seda kangutada on väga kahtlane. Süütuse presumptsioon tähendab lihtsalt tõsiasja, et enne kui inimese süü ei ole tõendatud, ei saa teda ka süüdi mõista. Riigi esindajad tahavad aga võtta eneselt tõendamise kohustuse ja panna see kodanike õlgadele. Nende soov on mõista inimene juba ette süüdi, et tema suhtes saaks juba kahtlustuse korral rakendada sanktsioone. Sellel jubedal plaanil on mitu kaugele ulatuvat aspekti. Esiteks, kodanikul ei pruugigi olla piisavalt vahendeid ega ressursse tõendamaks oma süütust. Teiseks, kahtlustuse või süüdistuse korral on võimalik rakendada kodanike suhtes koheseid sanktsioone. Näiteks külmutada pangaarveid või arestida nende vara, mis muudavad üldse võimatuks isikul oma süütuse tõendamise. Seda enam, kui me täna teame paljude lugupeetud advokaatide välja öeldud seisukohtadele tuginedes, et inimene, kes on juba kahtlustuse saanud, see saab ka 99% kohtus süüdi mõistetud. Ehk see on meie igapäevane elu ehk reaalsus. Süütuse presumptsiooni kaotamine ka erandkorras ei saa ega tohi demokraatlikus kodanikuühiskonnas olla üldse teemaks. Selliste mõtete ja soovide arglik esitamine tähendab seda või õigemini kinnitab valitsevate ringkondade kurikavalat plaani uusorjandusliku ühiskonna kujundamiseks, kus kaotatakse rahvused, purustatakse etniliselt kujunenud ajalooline kultuuripärand ja saavutatakse kontroll inimeste meelsuse üle. Sellisele ametnike plaanitud omavolile ning poliitilistele salasobingutele tuleb ühiselt vastu astuda, et mitte lasta oma kodanike õigusi jalge alla tallata. Inimesed, ärge laske end muuta orjadeks.